Tervist, mina olen Illar Kohvinevat ja täna on kolmapäev, 6. november aastal 2019 ja ma mõtlesin, et teen teile ajakirjandusest väikse kokkuvõtte nendest väljaannetest, kus minu lood sees on. Nii et ilmunud on ka selle kuu ajakirjad Saatussaladused ja mis sellised lood ning teen juttu ka reedel ilmunud 4 teatajast, sest seal on ka paar lugu sees. Nii, ja siis milles me siis alustame? Alustame siis võib-olla siis Saatussaladustest, kus on mul intervjuu sees rituaalneid Keivoga. Siin tagapool ta olema. Nii. Siis Keivo Kruus ütleb, et kõige tähtsamad on suhted, töö ja raha, ühesõnaga, nii et Keivo Kruusiga on mul siis Saatussaladused ajakirjas intervjuu lehekülgedel 53, 54 ja 55, nii et niisugune pikk intervjuu, nii et Keivo Kruus osaleb ka Eesti selgetegijate tuleproovis, mis on TV3 ekraanil neljapäeviti, nii et mõni saade on veel järgi, nii et vaatan, kui kaugele ta siis jõuab. Nii et ajakirjas Saatussaladused, et soovitan siis kõigil nagu lugeda. Nii, siis ajakirjas Müstilised lood on mul üle hulga aja siis lugu sees, nii et sõnaga käisin selgeltnägijatega kohtumas, nii et selgeltnägijate kohtumine andis vastuse. Nii, ja siin peaks olema tagapool see asi. Nii, lehekülgedel 60 ja 61 on, et Estonia hukku ja naabrite kohta ei tasu selgeltnägijate käest küsida. 12. oktoobril käisid selgeltnägijad kohtumas Tori rahvamajas, kohale tuli hulk tuntud tegijaid, nii et siin on minagi ühel pildil, et rahva ette astusid selgeltnägijad Ervin Hurt, kes tegi mulle ka väikse kingituse, siis Keit Teero, Keivo Kruus, Tiina Türk, Žanna Šahanenko, Ingrid Stahl, Mari-Liis Pae, Kristi Tuula, siis see teleselgeltnägija Jüri ning Kotkasulg Evald Piirisild, nii et ja kohal oli ka saatejuht Anneli Lahe, et esmalt tutvustasid kõik selgeltnägijad endaid rahvale. Et üks naisterahvas ütles kohe saalide rahva ees, et publiku hulgas on ka biovampiire, aga neid ei tasu et neil ei tasu selgeltnägijatele halba soovida, sest halba soovijad blokitakse koheselt ära, et anti võimalus ka avalikult saalis mõne küsimus esitada. Ja kui küsiti Estonia huku kohta, siis öeldi kohe nagu ühes suus, et sellel teema nemad vastuseid ei anna, sest et ka nende elu võib olla ohus. Nii et siis on nagu selge, et miks Estonia hukkus, et see lasti põhja maffia poolt. Nii, ja on siis november müstilised lood. Nii, ja reedel siis ilmus, reedel 1. novembril ilmus ka 4 teataja ja siin on siis esileheküljel on, et paaridaami peksja süütas 7 autot. Aga siis alustame sellest, et leheküljel 3 on siis minu intervjuu Edgar Savisaare poja Erki Savisaarega, kus ütleb, et kinnisvara on kohustus, mitte privileeg. Aga siinkohal ma ütleks seda, et no see on nüüd tõesti iga inimese oma asi, kuidas ta oma nii-öelda kinnisvaras või omas kodus on, et siin ei saa tal keegi mitte mingisugust seadust ette näha, ja siin on ikkagi tegemist selle prügimahviaga sõnaga, et mina ei ole sellega nõustunud ega ei nõustu kunagi, et see prügivedu on kohustuslik, sunduslik sõnaga. Iga inimese on oma asi, mis ta see prügiga teeb. Kui ta ei vii metsa, ei vii loodusesse, hoiab kas või oma juures ja ega keegi ei hoiaski seda prügi oma juures annaks ära, kui oleks võimalus seda tasuta ära anda. Kui me ostame poest kaupa, siis me maksame selle kauba eest, kui me kaupa ostas, maksame juba selle prügiveo ette ära, sest et see taara on juba kinni makstud ja siis seda peaks nagu ära saama anda. Ja Eestis on 3 taaskasutusorganisatsiooni, kellel on ka kohustus valdadega koostööd teha, et peaks ka igas külas olema see taaskasutusorganisatsiooni konteiner, et rahvas saaks seda tasuta oma pakendijäätmeid ära anda. Aga Tori valla idioodid, sõnaga on niivõrd ja niivõrd rahvavaenlased, sõnaga, et nende ei huvita see, panevad kuskile mingisugused need prügikastid ära, sõnaga, et
Nende huvitab ainult see, et rahvas maksaks, et see oleks sund liidetud selle prügimaffiaga, nagu see Raknel Selts praegust on, ja neid ei huvita see absoluutselt, et rahvas tasuta saaks ära anda. Et peaasi, et kui rahvas või elanikud ise ei liitu vabatahtlikult ega allkirjasta lepingut selle Raknel Seltsiga näiteks, et siis on nii, et sundidetakse ja kui sa siis ka ei võta neid konteinereid vastu, et siis saadavad sul tühisõiduarveid ja kui sa nendele ei reageeri, siis sa annad su inkassasse, et siis teevad, et seal raha välja pressida, nii et no see on ikka nii ebainimlik süsteem, et Euroopa inimesed kohtu pole päris pöördunud, et inimest ainult pressitakse sõnaga. Et see on ikka niisugune idiootsus, et Eesti Vabariik on üks kuritegelik organisatsioon, selle kohta öeldaks nii, et aga lähme edasi. Ja siis Erki Savisaar, noh, jah, rääkimegi selle prügivärgist sõnaga, et Tori vallavalitsus on juba nädalaid näidanud suhtumist, pole elanikke toetab sõnaga ja siis, noh, ma parem ei räägigi, vihastan ennast välja rohkem. Nii, ja siis et piirikohviku baaridaami peksjad saadeti vanglaste sõnaga, et Raekülas asuva piirikohviku murdvargad ja baaridaami peksjad saadigi kätte ja juhtum on jõudnud kohtusse. Nii, et saate sellest osa siin Neli Teataja leheküljel 6 Eesti elus on see lugu siin olemas. Nii et tegin väikse intervjuu või uurisin asja ka piirikohviku omanikult Anne Talvelt sõnaga, et ta nagu rääkis nendest asjadest sõnaga, et siit saad ülevaate. Niisiis, sellised teemad siis seekord minult ja järgmise korrani siis mina Lillar Kohvi Innevalt, olge siis tublid ja tšau!